Tere imeilusat laupäeva hommikut, kui sa kuulad meid Big FM eetris ja kui kuulad järele, siis tere seda aega, mis sul on. Mina olen Liisi Parker, minuga on täna Harri Parker. Ja meie oleme üks tandem, kes elab koos ja naudib seda elu koos ja kogeb seda elu koos ja oleme võtnud siis jagada sellest jupikesi sinuga ka. Ja täna me räägime rahast. Me räägime sellest, kas raha on minu või sinu või meie oma ja kuidas siis suhtes rahaga asjalood võiksid olla. Ilmselgelt on siin nii palju variante, kui palju on inimesi ja kui palju on paare. Mis sulle seostub rahaga, Harri? Kui me alustame sellest, et mis asi üldse raha on? Raha on enamasti on selline paber, mille peal on suured numbrid, mõnikord väiksem, mõnikord suuremad. Ja siis nendega saab igasugused ägedad asju endale osta. Kas praegusel ajal on üldse paberit veel? Selline tunne, et suuremas osas see raha hõljub ja vihiseb läbi interneti ümber meie kogu aeg. No, tegelikult, jah. Ülekannete ja kõige selle. Ehk siis sinu esimene seoses oli raha ja on paber, kus on suured numbrid peal. Kaardiga sa ei pane tähele, et sul raha on või ei ole. Siis kogu aeg maksad ja siis kui ühel hetkel ei saa enam maksta, siis enam pole. Aga kui minna sügavamale siit, siis mis on raha tähendus? Mina olen küll oma elus leidnud, et mingil ajahetkel on minu jaoks raha tähendanud turvatunnet ja mulle tundub, et võib-olla päris palju kuulajaid tunneb siin ennast ära, sellepärast, et nii palju... Kuidas see paber sulle turvalisust annab? On ju. Aga mismoodi ta annab või siis on andnud, on olnud see, et kui mul on mingi see X summa seal arvel või siis rahakotis või padjal, siis on selline tunne, et ma just kui nagu jään ellu, et see on selline kaitsekilp, et ükskõik, mis siin maailmas juhtub, mul on raha, siis ma olen kaitstud. Kui selle peale vaadates, see tundub üsna jabur, eks? No mina, kui ma räägin see, et kui raha on see paber ja numbritega, siis tõesti see on jabur. Aga väga tihti see on tõesti enamat meile just tänu sellele, et mida ta meile selle internetis pangakontol võimaldab. Ja minul alati meeldib ka nagu rääkida rahast, kui et ma kogun endale vabaduse fondi. Kas oled siukest nagu väljendit kuulnud või? Kuidas miks inimesed raha koguvad? Siit tuleb kohe palju ägedaid uskumusi, mille otse olen ise ka komistanud. Sina ütled vabaduse fondi, mis see tähendab sinu jaoks? See tähendab seda, et kui mul on selle raha ja seal on piisavalt, siis ma olen vaba tegema seda, mida ma tahan. Et ma ei sõltu sellest, kus ma tööl käin, ma ei sõltu sellest, kus ma olen, ma ei sõltu, mis nagu toimub, vaid ma saangi sel hetkel siis valida vabalt kõike. Sest ma tean, et mul on peakate, mul on kodu, mul on toit, mul on kõik hästi ja lisaks on mul mingi hunnik raha selleks, et ma saan seda vabalt valida niimoodi, et isegi kui mul nagu hetke sissetulek või see töö või mingi asi ära kaob, siis ma saan ikkagi elada veel mõnda aega. Ja siin mõned inimesed soovitavad koguda 3-6 kuud ja mis on see aeg, mille jaoks tuleks nagu leida see. Aga see vabaduse fond, see kõlab ju sedamoodi ka, et kas see natuke nagu see, ma olen kuulnud sellist väljendit nagu ülemuse või töökoha siis peesse saatmise fond, et kas see nagu see asi ka, et kui sa nüüd ühel hetkel enam ei taha näiteks tööl käia või tegeleda, ma ei tea, oma ettevõtlusega, et sa võid sellest lahti lasta ja minema jalutada? Jah, sest siis ongi sul see aeg enamasti siis 6 kuud või niimoodi, sa ju tegelikult tead, et sa oled võimel leidma uue koha või sa oled võimel leidma uue asja, mida sa teed, uue projekti, uue sissetuleku, et sa annab sulle vabaduse eelmisest lahti lasta. Kui sul ei ole seda, siis kui sa nagu kogu aeg iga kuu elad 6 kuusse palgapäevast palgapäevani, siis tegelikult ei ole kordagi seda mõtet, et ma nüüd vahetan töökohta ise. Sest hirm on nii suur, et kõik need arved on vaja maksta ja mis kõik on ja. Siis mis ma ütlesin, et tuleb igast huvitavaid uskumusi, et hästi populaarne on ju see, et soovitatakse koguda mustadeks päevadeks. Täna, kus me juba teame, et me ise loome oma elu, kuidas siis keegi seda parasjagu mõistab, vaata, kui sa kogud elu mustadeks päevadeks, et mis sa siis lõpuks saad? Suure tõenäosusega väga mustad päevad. Sellepärast, et sa ju ootasid seda. Et selle kohta oli üks hea lugu, mida ma kuulsin ka seda, et kuidas ennustamine töötab inimestele, et kõigelt tuleb sinu juurde ja siis ennustab sulle midagi, mis läheb sulle nagu 99%. See oli mustlas tädi lugu vist on ja mustlane tuleb ja hakkab jutustama. Et tuleb hakkab jutustama ja räägib sükest asja, mis nagu kõigiga kokku käib. Ja siis usutada, näe, nii täppi pani. Ja siis ta hakkab sul tulevikku ennustama. Ja siis pärast seda, kui ta sulle ära ennustab, näiteks ennustabki sulle selle, et nüüd kas siis suhe läheb lõhki või sa kaotad töö või hoopis vastu või mõnikord ka saad midagi. Raha saab otsa. Sa kaotad kõik oma raha. Vot see on hea asi, mida mustlane võib ennustada. Mis siis edasi saab inimesega? No talle ütleme, et ma olen nüüd see näiteks, kes käis mustlase juures. Mul raha on, mul on töö, ettevõte, kõik nagu tundub turvaline. Tundub see nagu jabur, et kuidas see saab juhtuda.
aga mis sa arvad, mis juhtub minuga, kui mustlane mulle midagi sellist ennustab? See mustlane, kes juba teadis, et käe pealt vaatasin, sul on seal isaga olnud keerulised suhted, no mida iganes minu lapsepõlvest, mis nagu sa ütlesid, väga paljude inimestega resoneerub. Mis minuga see juhtub, kui ma midagi sellist kuulen? Võib-olla hakkad uskuma seda. Ja mida see teeb? Kui me midagi usume, siis me ju energeetiliselt ja üleüldiselt ka oma käitumisega loome asju, sest meie aju on selles osas väga imeline, et meie aju tahab, et meil oleks õigus. Aga kuidas see välja näeb? Kas ma siis hakkan nagu raiskama oma raha või hakkan töö, näiteks, mis ma mõtlen võiks olla, ma hakkan tööle saboteerima, et mind lahti lastaks. Täiesti alateadlikult, mitte meelega, sest see hirm on sees, et korja küll ta niimoodi ütles, et ma kaotan kõik oma raha. Siis proogi alati hirmu, nagu ühelt poolt on hirm, aga teiselt poolt on, mis mina näen, ongi see, et kui ma võtan mingi uskumuse, siis väga tihti tänapäeval ka manifesteerimis räägitakse, et manifesteeri nii, et sul see on. Sellepärast, et sinu aju tahab teha nii, et sul on õigus. Et see, mida sina talle ütled, see, mis sa ise endale räägid, see, kui sa vaatad ennast peeglisse, mis sa enda kohta räägid, siis kõiki need asju, mis sa siis räägid, et see oleks tõsi. Ja siis alateadlikult, mis on siis kuskil 95% meie igapäevasest elust, me genereerime seda, et meil oleks õigus. Ja siis me jõuame sinna, kus me teengi selliseid valikuid, kogu aeg see mõte on kuklas ja siis ma poole aasta pärast avastan, et ma olengi kaotanud kõik oma raha. Ja siis ma ütlen, et mustasel oli õigus. Ja see ongi see koht, et miks siis nii-öelda mustadeks päevades kogumine meie mõistes ei ole kõige mõistlikum, aga vabaduse fond, kus sul on endal vabadus valida, elada vabalt elu, siukest elu võiks ju täitsa vabalt endale luua. Täiega võiks, jaa. Nii et see on hea asi küll, mida siit ma veel endale meelde tuletan, et me ei koguks mingil juhul raha selleks, et äkki 3 punkti, midagi juhtub kuskil, keegi kaob ära, lähme lahku, keegi sureb ära, mis iganes. See kõik jääb elu juurde, aga kui me selle nimel nagu paneme raha kõrvale või siis me paneme vabaduse fondi, investeerime, siis veel ju riskime sellega ja nii, siis seal on täitsa teine maitse. Mis sinul veel rahaga seostub, kui sa mõtled enne, kui me läheme nüüd siia paari suhte ja raha teema juurde, siis mis sinu jaoks nagu täna aktuaalne on seoses rahaga? Oled sa, ma ei tea, see, kes rabeleb raha pärast või ma ju näen sind lähedalt on, aga mis su enda jaoks praegu nagu tundub aktuaalne? Minu jaoks on peamiselt see, et ma ühelt poolt naudin raha loomist, et ma käin tööl, ma saan sealt normaalselt palka, et kõik need asjad nagu minu jaoks nagu olulised, et jah, mul on endal kõik kireprojektid ja erinevad muud siuksed asjad, millega ma tahan ägedat elu luua veel sinna juurde, mida mul nagu meeldib teha. Või? No ongi hobid või siuksed kireprojektid, milles ma saan ka tasu. Aga ma ei taha nagu loobuda oma praegu palgatööst, sest mulle esiteks meeldib, aga teiseks kindlustunne, mis me siin rääksime turvatundest, eks ju, et minu vabaduse fond ei ole praegu nagu nii mitu kuud, kui ma tahaks, et oleks. Ja siis ongi see koht, et kus ma tahan veel seda koguda, ma tahan investeerida, seda kasvatada ja selle tulemusel siis luua endale suuremat vabaduse fondi ja siis vaadata, et mis ma siis vabadusega teha tahan. Ja lõppkokkuvõttes, kui me räägime rahast, siis väga tihti räägitakse finantsvabadusest ja sellest, siis tegelikult see ongi nagu lõppeesmärk on see, et sa oled nii vaba, mitte sellest, et rahast lage oleks, et sul pole seda, et sa vaba oled, vaid sul on see nii suur rahaline vabadus, et sa võid ükskõik mida oma elu lõpuni teha ja sul tegelikult ei pea muretsema. Ja mis on kõik ägedam selle juures, mida ma olen märganud enda juures, mida vähem ma muretsen ja stressan, kus mul raha tuleb, seda rohkem seda tuleb. Sest kui mul kogu aeg sama asi, me rääksime selle mustlase tädi kuhul, on samamoodi, et kui ma kogu aeg fokusseerin sellele, et mul on liiga vähe, mul on vähe, no siis mul ongi vähe. Ja kui mul on need head kuud ja head palgapäevad ja boonused ja asjad, siis nendele kuudel nagu tuleb kusagil mujalt ka hästi kergesega. Et kui mul teen mingit projekti, siis leian kliente endale sinna palju lihtsamini ja kõik see, sellepärast, et ma elan selles energia selles olekus, et mul on raha ja ma saan veel rohkem raha. Ja see on üks äge koht, sest et enne sinuga kohtumist mina elasin väga palju selles olekus, et mul ei ole raha ja see oli lihtsalt minu selline, mis mul alateadvuses taustal oli see nagu ütleme siis uskumus selle kohta, et ükskõik kui palju mul raha võis käest läbi käia, siis ühel hetkel sai see alati otsa. Miks? Sellepärast, et ma olin täiesti veendunud, et ühel hetkel saab see alati otsa. Ja siis tuli minu ellu mees. Aga kus see veendumus sulle tuli? Ma arvan, et see on kindlasti kohe pärit lapsepõlvest ja mitte süüdistades oma vanemaid või kes iganes seal lapsepõlvest seda mõjutada võisid, vaid see on see, mille sees ma elasin. Ja need inimesed enne mind, minu pere, minu vanemad, nemad tegid ju oma parima ja nemad uskusid jälle seda, mida nemad uskusid. Ja meie kodus tõesti, mina mäletan, kui ma laps olin, et kõik oli olemas, kõik vajalik oli olemas. Nagu sa ütlesid, riie seljas, kõht täis on ja katus pea kohal, aga ma ei mäleta, et ma oleks nagu näinud raha. Ma olen kuulnud lugusid, kus inimesed seal
krooniaja tulekul olid veel viimased rublad, seal rulliti rublasid kuskil ema rahapakist välja, et seda mina ei ole näinud. Ja siis sealt jäi see kuidagi ilmselt minu alateadvusesse, et raha kui sellist nagu nähtaval kunagi ei ole, et nii palju on, et saab kõik ära maksta, vajalikud asjad tehtud, see nii-öelda olme on hoitud, aga ei ole mingit sellist nagu rõõmuraha, vaat sellist nagu rõõmu ja luksuse jaoks. Ja siis tuli see minu ellu see mees, kes istub siin teisel pool lauda ja 2 kätt olid niimoodi ees ja ütles, kõik, mis on minu, on sinu. Ja mina ei olnud sellist asja mitte kunagi varem kuulnud ja ma ei pidanud seda võimalikuks ja mul oli oi kui raske seda vastu võtta. See ongi see koht, kus ongi oluline, et rääkida omavahel rahast. Sinu raha, minu raha või meie raha. Hakkame arutama. 2 inimest tulevad suhtesse kokku. Sinul on sinu raha, minul on minu raha. Mis edasi saab? Küsimus on, mida sa tahad, et saaks? Variante on palju. Mina olen elanud suhtes, kus kõik oli eraldi, oli tema raha ja minu raha. Ja see vist üsna klassikaline näide, maksiti kõik pooleks, hästi sendi pealt või siis olid mingid kulud, mis olid nagu enam-vähem samas suurusjärgus, olid jagatud. Ala sina maksad pangalaenu, mina maksan kommunaalid, midagi sellist. Ja mul on ka see kogemus, kus me toidu ostmisel tegelikult see tõi kaasa selle, kas või toidu ostmisel nii igapäevane asi kogu aeg käis, aga kes ostab, aga mina käisin eelmine kord poes, nüüd on sinu kord, aga mul läks nii palju raha, kuni sinnamaani välja, kus tegelikult mul on olnud diskussioon minevikus suhtes, kus me arutasime, et kes selle vorstiviilu ostis, mis sa praegu ära sõid ja kes peaks järgmise tooma. Et see võib praegu tunduda nagu naljakas, aga tegelikult see oli nagu päris karm stress iga päeva, sest seal taustal oli kogu aeg see puudus, ei ole, liiga vähe, ei jagu ja ka see üksi olemise tunne. Ma praegu tagasi vaatan, siis jälle, ma ei taha sellele kanda mingit hinnangut, et see oli kuidagi vale, see oli nii. Aga seal ei olnud seda tunnet, et me oleme tiim ja et mu seljatagune alati kaitstud, vaid pigem oli see koht, kus igaüks pidi enda eest seisma. Seda ma olen ise ka näinud. Et ma olen avastanud inimesi, kes selle järgi valivad, et mismoodi nad suhtesse tulevad ja tegelikult see on väga tavapärane suhte algusosas. Et kui inimesed saavad kokku, loomulikult, et meie raha ei tule siis, kui sa lähed esimesele Tinder date'ile või kui sa lähed esimest korda välja kuhugile jalutama või kohvikusse. Ja muidugi tegelikult nagu sa ei hakka sellest nagu rääkima, aga kes maksab esimese date'i kinni? Kes see teeb selle õhtusöögi välja või kes see ostab selle kohvi. Et selles suhtes on tegelikult väga oluline nagu märgata seda, mismoodi juba esimesest hetkest hakatakse tegelikult mõtlema raha peale, ilma et seda välja öeldakse. Ja minu arvates see on jällegi see koht, kus me jõuame kõikide eelnevate episoodi juurde. Miks on oluline rääkida? Kes maksab siis esimesel date'il kohvi eest? Mina olen arvamusel, et mees või haljunud juhul see, kes välja kutsus. Aga mitte nii, et igaüks enda osa? See on ka minu arust täiesti okei vahetavalt teha, et see, et makstakse lahku ja kõike seda, aga näiteks ongi, et näiteks üks kutsub teise välja, siis mina nagu näen seda, et see inimene, kes kutsub, võiks enamasti siis ka selle kinni maksta. Just sellepärast, miks ma olen näinud, on see, et inimesed tulevad kokku erinevate kohtade pealt. Ja kes on näinud sellist toredat sarja nagu Friends, siis seal oli ka tekkis sõprade vahel suur konflikt, et kogu aeg jaotati restorani arve lihtsalt kõigi peale ära. Aga igaüks tellis ju nagu seda, mida tema tellis, pluss kuna inimesed, kellel oli vähem raha, tellisid spetsiaalselt vähem, ja sina pead maksma tervest arvest osa, nagu mis mõttes. Ja see ongi see koht, kus kokkulepped, arusaamised, mõnikord lahku maksmine on mõistlik. Ja tänapäeval on neid äppe nii palju, mis nagu automaatselt jaotavad mingeid asju või selliseid asju teha, nagu kui reisil lähed kellegi sõpradega kuhugile kämpingusse või saad kergusega neid asju jaotada. Aga samas ongi, et mõnikord tekib olukord ja miks minu jaoks see nagu kui me lähme sealt edasi, sealt esimest teedist kaugemale, teine, kolmas, juba kolime kokku, miks ma näen, et nagu nende raha pidev jaotus, 50-50 jaotus või iga sendi lõhki ajamine, miks seal on pluss, on miinuseid. Ja mina enda jaoks nagu näen seda plussina on see, et kui sa teedki tõesti kõik 50-50, siis kaob ära see vaidlus, kes selle vorsti ostis. Sest siis ei ole see, et mina maksin selle, aga nüüd sina maksa selle. Sest kunagi ei ole sinne maksed samad. Ja see on see koht, kus mina saan aru, et minu praeguse suhtes on suhe minevikus on ka minu siis abikaasa lapse isaga. Et kui mina tahan, et seal oleks küll väga täpselt 5 sendi pealt 50-50 jaotatud, aga seda alati ei toimu, või on seda, mina maksin selle mingi kooli asja, sina maksa see kooli asi, aga need on sama hinnaga asjad.
ei pruugi olla. Ja seal mina olen väga see 50-50 inimene. Aga jällegi, kui me tuleme teiselt poolt suhtesse, kui me läheme näiteks reisile või meil on vaba nädalavahetus, teeme midagi. Siis kui me maksame kõik 50-50, siis tekib olukord, kus koos veetmise ajad on dikteeritud väiksema sissetulekuga inimese võimekusest. Ma oleks just tahtnud küsida selle kohta, aga väga hea, et sa sinna jõudsid. Et see on see koht, kus kui üks inimene saabki väiksem palka, kahjuks see nii on, erinevad tööd, erinevad see tõesti ühiskonnas mõned ütlevad, see on soolisest tingitud, alati ei ole, see pigem sõltub inimese valikutest rohkem ja tõsi on, et mingid töökohad maksavad rohkem ja mingid ametid maksavad rohkem, sest keegi ütles mulle väga hästi, et kui sa oled koristaja, aga sa oled Boltis koristaja, siis su palk on kõrgem, kui sa oled koristaja kusagil mujal, näiteks McDonaldsis. Tegelikult meil puuduvad andmed selle kohta. Kindlad andmed puuduvad, see on lihtsalt näide. Et see ei ole siin kellelegi finantsnõuanded ega midagi, aga selles suhtes nad on erinevad. Ja see on sõltub, kuidas sa kuhu jõudnud oled, samas ka sõltub vanusest, mitu aastat rohkem sa tööturul oled olnud, kõiki muud asju. Ja siis tekib olukord, kui 50-50 on, et me läheme nädalavahetusel kuhugi spaasse reisile, siis see tuleb valida selle järgi, kes saab vähem maksta. Aga vahel on ju nii ja väga paljudes peredes on, et üks pool otseselt ei too sisse, nii-öelda ei teeni raha, siis kasutame seda väljendit. Näiteks sellel juhul, kui naine on väikeste lastega kodus. No, sinna meil ei ole veel jõudnud, kui me jõuame ju niimoodi suhtesse meil tekib pere. Et see on nagu juba teine teema. Et praegu ma nagu kui me nagu vaatasime neid suhte teema, siis jõudsime sinna, kus me oleme suhtes. Kui me nüüd jõuame selleni, et me jõuame nüüd pereks, kas siis vaba abielus või abielludes või olla kihjatud või ongi see, kui me kokku kolime, et kokkukolimise puhul, kui meil ei ole lapsi, siis on veel 50-50 tehtav. Kui meil tulevad lapsed, siis on küsimus, kuidas me teeme. Sest kas me teeme siis ka, et Eestis vist päris veel niimoodi üle, et ema-isa saavad 50-50 võtta, ma tean, et Rootsis on see niimoodi, et sul ongi see, et kui sul ema-isa võtad 50-50% ajast, et siis sa saad kõik rohkem riigi toetust. Kui sul hakkab üks pool rohkem kodus, sa saad tegelikult vähem raha riigilt. Et Eestis seda päris nii ei ole. Ja siis tekib see olukord, et nii kui sa saad lapse toetust ja seda, siis on ju kõik veel hästi, eks ju. Vanema palka siis. Vanema palka, jah. Ja pärast seda nüüd hakkame kodus samale 3 aastat, lapse palka sa saad vist 1,5 aastat. Et mis siis saab, eks ju. Ja see ongi see koht, kus mina nagu olen selles kambas, et see on meie raha. Et ja ka üks finantskuru Ramsi, kes USAs räägib, tema räägib ka, et nagu abiellus ongi see, et tegelikult siis me ei ole enam nagu mitte see, et minu sissetulek, sinu sissetulek, vaid mina käin tööl ja saan meie sissetulekusse selle juurde. Ja kui sina käid tööl, siis sa saad meie sissetulekusse selle juurde. Et siis muutub juba see meie rahaks. See ei ole väga levinud peremudel, vähemalt mina ei ole kohanud, võib-olla kusagil ongi. Aga mis sa arvad, miks sinul on selline asi kaasas või kuidas sa nagu selle uskumuseni oled jõudnud, et sa seda nii näed? See on loogiline, see on õige. Aga no okei, ärme anna hinnanguid, et selles on, ma ei ütle, et miski on vale, kui keegi teeb mingit moodi. Aga kuidas mina sinna jõudnud olen, ongi seal on 2 faktorit. Esimene faktor on see, et mina ei taha, et me nagu see sama asi, et ei tekiks olukord, kus väiksema võimeku sissetulekuga inimesest sõltub sellest, mida me teha saame. Kui meil raha on, siis teeme. Kui meil ei ole raha, siis me ei tee ju. Ja see pigem sõltuks nagu sellest. Aga teine pool on see ka, et ma arvan, minu enda usk enda võimetesse on niivõrd suur. Et isegi kui mul raha enam ei ole, siis ma saan need uuesti luua. Et ma usun, et ma saan ju minna isegi kui ma jään sellest tööst ilma ja sellest kodust ilma, ma võin tööle minna, ma saan ikka. Ma saan minna kas või venna diivanile või vanemate diivanile magama nii kaua. Koos naisega, on ju? Kui vaja on, siis saab ju. Keegi ikka on kuskil, kes võtab meid vastu. Et selles suhtes ma nagu ei näe, et see on nagu, et kui ma nüüd pole raha. Aga nüüd teine, mis kindlasti on oluline siin ära tuua, on see ka, et jällegi rahast tuleb rääkida, mitte see, et me jagame kõik, et see on meie raha ja siis üks konstantselt kulutab, ostab erinevaid asju, läheb reisil, käib näiteks ongi, et mees käib golfi mängimas, tennist mängimas, seal on kulud, eks ju. Nüüd minu jaoks on ellu tulnud padel, kuul läheb väga palju, kõik padelitasud ja kõik need asjad. Et siis ongi nagu see, et kui üks pool nagu kulutab, teine kogu sisse, see ei ole mõistlik. Aga see ongi see, et miks me oleme üldse koos, kui me ei nõustu sellega, kuidas me rahaga ümber käime. Kui meil ei ole sellega ühtset aru saama. Ja see ei tähenda selle mingi kompromissi loomist, vaid see tähendab seda, et me oleksime ausad üksteisega, mida me soovime osta, mida me teeme. Meil on peres on eelarved, mida me üritame jälgida. Alati ei jälgi, eks ju, nii ka kuni on kõik hästi, et võib-olla see investeerimise osa see kuu on natukene väiksem, et meil ei ole nagu rangelt paigas, aga meil mõlemal on arusaamad,
et mis me teeme. Ja miks me seda teeme. Ja milleks me ka siis paneme kas kõrvale või kogume või mis iganes on, et need ei ole need, ühel on mustad päevad ja teisel on vabaduse fond, vaid see kuidagi on jälle sama. Aga kus sinu jaoks on tulnud see, nagu see, et kuna sa eelmises suhtes sul nagu oli nagu 50-50 ilma, et oleks päriselt 50-50 olnud, et siuke umbkaudne, mis tekitabki minu arust konflikte rohkem, just sellepärast, et kuna ei saa aru, kui palju täpselt on. Ja nüüd, kus sa oled siis selles mudelis, kus samal ajal, kui me nüüd räägime, kui ma tõingi välja, et sellel lapse isaga mina tahan 50-50 hoida, siis seal sinul on väga kergus öelda, et minu oma võib kõik, et sa võid rahulikult kõik ise kinni maksta. Ja mul on alati olnud see, et ma ei viitsi raha pärast kakelda, see on nagu nii jabur asi ja seda nii paljud inimesed teevad ja vaata, kui ongi see, need lahkuminekud ja seal on ju väga valusaid näiteid meil ka neid, mida siin avalikult lahatakse ja on nagu nii-öelda avaliku sees, siis on seal siis inimeste omavahelised suhted, mis tahes tasemel siis sassi läinud, aga raha on ka üks asi, millega saab ju mõjutada seda teist poolt, eriti kui teisel on rohkem ja teisel on vähem. Siis saab ära võtta, saab, ma ei tea, nõuda, mis iganes viisid seal on. Ja nagu sa ütledki, et praegu, kui ma enam näiteks ei ela lapse isaga koos, siis mul on täielik kergus olnud see, et kui mina ise toon raha sisse, vaata, aga mul on seal see vahe. Ma ei taha maksta seda kõike nagu oma lapse elu, siis ma ei tea, reisib või mis ta iganes teeb, on ju, kes on tänaseks juba täiskasvanud, ma ei taha neid maksta selle raha eest, mis tuleb läbi sinu. Ehk siis, vaata, meil on küll ühine, sest sina tulid ja tõid minu ellu selle, et mis on sinu, on minu ja mis on minu, on sinu. Aga minul on ikka mingisugune jäänuk sellest eelmisest ka. Ehk siis minul tekib süütunne, kui nii öelda sina maksad minu lapse elu kinni. See on see koht olnud. Ja see on see, millega ma siis diilin ja kus ma ennast muudkui seal läbi aitan ja jälle vaatan, mis mul sellega üles tuleb ja millega vaja tegeleda. Aga iseenesest on jah see, et ma ei viitsi raha pärast kogeda, et ma pigem teen neid otsuseid siis niimoodi endale kahjulikult teinekord, aga ma tahan, et mul on rahu, kergus, rõõm ja ei ole seda tunnet, et nüüd midagi ei saa või on siuke nagu raske ja puudus, et kuidagi on, see on see minu olemus, et see on selline, kõiges on kergus ja rõõm, isegi kui näiteks on olnud rahaliselt nagu keerulisemad ajad. Aga kuidas sinu aeg selle vastuvõtmine on olnud nagu, et selle meie raha ja selle toomine, et kui me nagu selle rääkisime see peremustritest, rahamustrit, siis ega mul ka väga lapsepõlves ei olnud raha kuskil nähtaval, aga kuidagi kasvades talusõlest tuli selline mindset, see mõtteviis mulle kaasa, et kõik on ja kõike saab. Ja algul ma arvasin, ma tulin nagu mitte kõige jõuka, ma tulin sõnaotseses vaesest perest. Mina mäletan, kus ma lapsepõlves lugesin vorstiviile, et mitu hommikusöögiks see hommik on, mitu viilu järgmiseks hommikuks on. Meie lugesime niimoodi. Aga samal ajal, kui lüpsipumbaga midagi juhtus, et meil oli loomafarm või traktoriga midagi juhtus, siis oli alati raha. Selle remondi jaoks alati leiti vahendid. Ja siis ma saangi aru, et minu jaoks on kogu aeg on selline mõtteviis, et raha palju ei ole, et mugavus asjadeks ei ole, aga kui on vaja, siis saab. Ja tegelikult see minu elus ka täielikult kandnud, kui mul on raha vaja, siis see kuidagi tuleb. Ja vaata, me tegelikult tulime nagu täiega sarnasest olukorrast, sest ma kirjeldasin enne samasugust olukorda, enne raha ei olnud näha, aga kõik oli tehtud. Aga seal oli kuidagi vist, ma arvan, taustal see, ma ei tea, kas sa mäletad, mida sul kodus sinna juurde räägiti. Midagi. Et mina mäletan seda, et ongi, et raha ei ole ja kuigi tegelikult ju oli, sest kõik, mis vaja, nagu sinagi ütled, kui midagi läks katki, midagi oli vaja, ma ei tea, raha sinna panna suurem summa, siis seda sai, see sai alati tehtud, see ei on tegemata. Aga mäletan nagu väljendit, et kuskil on mingi must auk, et nii kui tuleb suurem kogus raha sisse, siis on mingi must auk, mis seal alla neelab. Nagu enne nägema selline ette teadmata kulutus. Ja vaat see kuidagi on kruttinud seda mindset, et vaata kui huvitav see on, me tuleme nagu sarnasest taustast, aga meil on täiesti erinev mindset olnud raha osas. Ja see ongi ka see, miks nagu suhte puhul mina näen on väga oluline ka seda arutada, et kus me tuleme, mis me arvame, et kuidas me suhtume investeerimisse, millesse me investeerime ja siin on ka nagu olukord, kus praegu mis sinu suhtumine investeeringusse on? No mul on see kõik väga põnev, aga ma ei jaga seda nii hästi ja ma ei muretse ka selle pärast, sest ma tean, et sina saad sellest väga hästi aru, see huvitab sind ja siis mul on täis kergus ja täis usaldus, et sina tegeled sellega.
tegelikult täna ju on nii, et meil on vahepeal päris suuri summasid, mida on võimalik investeerida, siis mul on täis usaldus, et sina paigutad selle ära kõige paremasse kohta, sest sa tead, sa tunned seda ala. Mind see nii väga ei huvita ja siis ma ei lähe sinna. Ma võiksin ju ka suruda ennast ja võib-olla leida, et ma peaksin õppida ja saada paremaks ja võib-olla kunagi tekib see huvi. Aga täna ma näen, et see on nagu me siin eelmises osas rääkisime, et teed teisega koos sellepärast, et teha lihtsalt tegelikult endale ei meeldi, et me ei lähe sinna ja siis meil on need teistmoodi asjad kodus, mida minule meeldib rohkem teha ja kus sina lased kergusega tõstad käed, ütled, et sul on täitsa suva, mis värvi need kardinad on, et sellega võid tegeleda sina. Et see on jälle meil suhtes nagu selline, ütleme siis rollijaotus, aga see on kuidagi nii loomulik, sest me oleme rääkinud lahti, mis on sinu asjad, mis on minu asjad, aga see tähenda ka seda, et mul oleks täiesti ükskõik või nagu me ei tahaks teada, kuidas meil rahaliselt läheb, et see ongi see koht, kus meie nagu olemegi loonud olukorra, kus meil ei ole küll ühispangakontod, et meie palgad laekuvad erinevatele kontodele küll, aga me poes maksame suhteliselt sama kaardiga ja me kasutame endale budgeting või see eelarve äppi, kus meil on kõik jookseb kokku ja siis me saame täpselt näha, et kui sa tahad nagu abikaasale kinki osta, siis see on kohe seal näha, kus poes sa käisid. Siis saab ka avaldada, seal on mingid krediitkaardid, mis tulevad hiljem sinna äppi nähtavale ja siis kui mina tahan kingitust osta, siis ma ostan sellega, sest ma tean, et sa ei näe seda enne homset. Aga kui sa küsisid, et kuidas oli seda vastu võtta, kuidas ma jõudsin selleni, et ma käin selle kaardiga poes, millel on tegelikult sinu nimi peal. Täna on vist juba minu nimi ka, ma ei teagi, mis see kaardi peal on. Kaardil on sinu nimi peal, see lihtsalt on topeltkaart samale kontole. Aga see oli nagu tohutu väljakutse mulle, sest et minu kasvatus ja taust on olnud see ja ka elukogemus, et ma pean olema ise kõige targem kõik, et oskama rääkisin eelmises saates sellest, kuidas me selle autoga parkisime, on ja sama asi. Ja ise ennast üleval pidama loomulikult, sest minul on jälle lastetoast kaasas selline lause, et täiskasvanud inimene, keegi peaks sind üleval pidama. Ja ega ei peagi üleval pidama selles mõttes. Vaid see on nagu, sest ma ei tea, mis hea sõna on energia, ütleme siis, on nii teistsugune nendel asjadel, kuidas seda nagu vaadata. Ja mina olin see tugev naine, kui mul oligi, ega ma pole osanud rahaga ringi käia tegelikult kunagi väga hästi. Ikka palgapäevast palgapäevani alati sai otsa, aga kui sa palgatööl käid, siis sa ju tead, et alati tuleb juurde ka, enam-vähem tead, mis summa ka, et täiesti suva vaata. Ma ei pannud väga kõrvale, mul oli vahepeal krediitkaardi võlg nagu päris suures summas. Ja kuidagi tuli siis see tarkus minusse juba enne sinuga kohtumist, et ma ei taha, et mul see krediitkaardi võlg on. Ja võt siis selle ma tegin ma ütleks, et see on minu esimene elus selline tark finantsotsus, et ma siis refinantseerisin selle laenu, et ma võtsin ühe väike laenu pangast ja siis maksin selle krediitkaardi laenu ära ja või siis väiksema intressiga maksin pärast tagasi. Ühesõnaga selleks ajaks, kui me kokku saime, mul vist oli see klaaritud, aga minus oli raudkindel teadmine, et mina ise pean. Kõik peab tulema läbi minu. Ja mis mõttes mingi mees tuleb ja ütleb, et kõik, mis on minu, mis on sinu. Mul ei olnud seda, et ma ei taha seda või et see on õudne või et no way, osad naised ei lase mehel isegi ust lahti teha, ja mulle tegelikult meeldib, aga see oli algul ka väga võõras. Aga see oli mulle nagu, ma ei suutnud uskuda või mismoodi siuke asi on olemas või nagu ma ei olnud mitte kunagi sellega kokku puutunud. Ja siis tead lihtsalt sinu kõrval ma olen kasvanud ja lihtsalt ütleme siis arenenud on sinna, et on okei see ka vastu võtta. See ei tähenda seda, et sina pead täna mind üleval või ma laristan kuidagi seda raha, mida näiteks sina siis läbi oma palgatöö saad või läbi ettevõtluse on ju. Vaid see on teekond. See oli, ütleme, kui sa 40+ aastat oled ikka elanud ühtemoodi ja siis tuleb mingi täiesti teine kogemus, siis võtab natuke aega. Minust kõige ägedam on nagu selle koha peal olnud vaadata seda, et kuidas meil vahepeal nagu see, et me juba eelmine saatest rääkisime, et kas koos või eraldi, et igaüks tegelikult teeb seda, mis ta soovib, et me lihtsalt nagu elame, naudime seda kooselu ja siis on ka nagu tegelikult väljaminekute pool. Et me tegelikult, meil ei ole siiamaani olnud ühtegi raha arutelu, kus teine ütleks sulle ei, sa ei saa seda osta. Me küll küsime ja me arutame seda. Nagu mõnikord see ei lootus, et see ei ole mõistlik, ära tee seda, aga see üks asja tegelikult kunagi teiselt osapoolt ei tule. Alati on see, et küll me välja mõtleme, küll me lahenduse leiame või nagu, et see on ka nagu, ma mäletan, kuidas see esimeste korda, kui nagu ongi, et enne kui sinna kaardi peale sinu nimi tuli, siis oligi see, et kuidas nagu oli see nagu suur samm, nagu, et mis mõttes nagu, et ma lihtsalt nagu käin ja siis ongi, et nagu kogu aeg nagu sa tundsid nagu süümekaid, mida ma ütlesin, ei ole vaja teha ja kõike seda, aga sa ikka tegid. Miks need sul olid, et miks sa ei saanud nagu vabalt seda raha kasutada? Sellepärast, et kõige taust ja see baas on ikkagi see puudusteadvus, et raha on maailmas piiratud hulk. Ja me ei tea, mis tunde pealt keegi seda kuulab ja kellegi jaoks võibki see olla täielik reaalsus ja seda on väga keeruline mõista, et kuidas siis ei ole. Aga alati on ju maailmas olnud inimesed, kellel ei ole ja siis on need, kellel on palju.
ja see selle sama puudusteadvuse taustaga oli minus tunne ja kas see on siiamaani, ma ei ole seda päriselt nagu kuidagi puhtaks teinud või selja taha jätnud, on ikkagi see tunne, et kui vaata, ütleme siis, mina võtan sinult, sinu potist on ja, siis sinu potis jääb vähemaks. Ja see on tegelikult nii suur teema selles mõttes, et ka ettevõtluses, kui ma alustasin, siis kui keeruline oli panna oma tootele sellist hinda, mida ma tegelikult tundsin, et ma tahan panna. Sellepärast mul oli siuke tunne, et ma võtan ju kliendilt raha ära. Temal on nüüd nagu raske pärast ja tema jääb vaesemaks. Kas siit on hea koht küsida vaata kuulajalt, et mida te teeksite? Kas te paneksite rahad kokku või mitte? Et kas on meie või on sinu ja minu raha? Kuidas teil on? Ja mis tunded teil sellega on? Ja te võite alati meile jagada neid mõtisklusi ja oma kogemusi. Räägime veel turvatundest. Kui palju sa täna tunned, kui me oleme niimoodi koos, et mis võib juhtuda või mitte juhtuda, kui me ütleme, raha kaoks ühel hetkel täiesti ära meie elust. Hommikul ärgad üles pole sentigi. Mida see teeks? Kõigelt aga suurim, kuhu see kadus. Aga kui jätame selle nagu ratsionaalsuse kõrvale, siis olekski esimene samm on see, et välja mõelda, mis on järgmine samm. Et tegelikult nagu, et kust see tuleb järgmine raha sisse ja millal see saab tulla ja mis kulutused enne seda on vaja ära lahendada. Ja see ongi see koht, et eks ma saan aru, et me mõnes mõttes oleme õnnistatud tegelikult nagu peredega. Et meil on vennad, minul on vend, sul on õdes ja vendasid, sul on vanemad. Et kuna meil on neid, siis tegelikult nagu süüa me ikka saame. Ja peavarju me ka leiame. Et siis tegelikult nagu sealt nagu minu jaoks kunagi küsiti, üks sõbranna küsis mu käes, et kuidas mul nagu nii chill rahaga on. Et kuidas ma selle turvatundel on. Ja ma saangi, minu turvatunne on see, et ma reaalselt mõtlen läbi, kelle poole ma pöördu saan, mida ma küsida saan, mis need võimekused on. See on see koht, kus ma selle pean nagu arvestust oma äpis ka sellele, mis on nii näitud see net worth, mis on see kogu meie pere väärtus rahalises mõistes, kui meil on kinnisvara, kui meil on investeeringud, mis me oleme nüüd tekitanud endale, kõik need asjad, et kuidas need kõik omavahel mõjutavad, et kui palju ma tegelikult praegu raha väärt olen. See, et mu pangakontol on nagu alla 100 euro, et kuna palgapäeva on aega, poes on vahepeal käia, et kuna sellel kontol, mille peal nagu kaart on, ja see on see koht, kus ma saan aru, et mina kasutan krediitkaarte selles suhtes nagu ära, et me elame nagu niimoodi, ma maksan pärast palgapäeva krediitkaardi tagasi ja siis läheb sealt järgmise kuu asjad edasi. Ja, aga lihtsalt kogu aeg on nagu selline tunne, et nagu seal see kontol number ei ole üldse suur. Ja siis meil vahepeal on mingid lisakontod, kus me nagu kanname tagasi neid. Ja ma mäletan, kuidas sinu see reaktsioon oli, kui sa nagu üks päev vastasid, et kuidagi rahal tuleb kontole tuleb juurde. Nagu. Mul on maagiline kaart, et osadel ma olen kuulnud, et meestel on kodus siuke maagiline diivanilaud, et ükskõik kui palju sa mõlleklaasi sinna jätad, kõik ise lähevad ära, laud teeb puhtaks. Minul on selline kaart, et kui ma käin poes ja siis tean õhtul, et nii palju järgi ja hommikul vaatad jälle on rohkem raha seal peal, et aga igal juhul jah, see on ka see tegelikult näide sellest, et kuidas sina hoolitsed meie finantsseisu eest selles mõttes ka, et siis oleks, et me oleme nii kokku leppinud, et me ei hoia mingit suurt summad seal toidupoe kaardil, et me enam-vähem teame, mis kuu eelarve on, aga ikkagi, et see ei ole kõik seal, et sina hoolitsed tegelikult selle eest nagu taustal, et see kunagi tühjaks ei saa. Ja see on minu jaoks nagu hästi selline soe ja see tekitab see hoituse tunne. Et see on ka natuke selline lõksu koht, et vaata, kui ma lähen nagu sinna lõksu, et alati mees hoiab ja mufutab, ja mis siis, et ma toodan ise ka raha sinna sama potti, millest sa siis kannad sinna kaardile. Et siis ühel hetkel võib-olla jälle, et kui peaks elus midagi muutuma, et siis ma nagu ei oska või ei saa hakkama, aga seda hirmu mul enam ei ole, sest ma olen teistmoodi ka elanud. Aga siin ongi nende oluline märgatus, et jah, tõesti seal kontol me ei raha, sest teistel kontodel tänapäeval enamus pangad pakuvad sulle kontosi, kus sa saad 1,5 või kuni 2% intressi kogu aeg, mis on ikkagi raha, kogu aeg tiksub juurde, siis ma ei hoiagi nagu kaardikontodel raha. Aga sealt ongi küsimus, et nagu, mida sa nüüd teed siis, kui tõesti midagi juhtub? Me oleme ka varem rääkinud siin saates, et meie ei andnud lubadusi, kui me abiellusime, et me ei lubanud elu lõpuni koos olla, vaid me otsustasime, et me oleme nii kaua naudime seda kooselu, kuni me soovime seda nautida. Aga mis juhtub, kui me enam ei ole koos? Mitte midagi. Selles mõttes mitte midagi, et sama näpselt nagu sa ütled. Ma tean ka seda täna, et ma olen terve inimene, mul on käed jalad, mul on mu oskused, mul on mu kogemused. Ma saan igal juhul hakkama. See on tegelikult päris suur asi, kui on see selline teadmine taustal, et ma kuulen ju, et sinul on ka, et ma saan igal juhul hakkama. Võib-olla meie erinevus mul tundub on see, et sina tegelikult nagu
mulle tundub, vaata, kas ma sain õigesti aru, sest et sa mõtled nii, et kuidas ma saan hakata nagu päriselt nagu kohe suuri summasid looma ja taastan selle olukorra, mis enne oli ja rohkem ka, on ja siis minul on ikkagi natuke rohkem see hakkama saamise koht, et mu see, ütleme siis see raha termostaat või see level tase, kus siis nagu ma olen harjunud, et raha on, kui ma olen üksi olnud enne sind ja siis seal 2 suhte vahepeal, siis see on sellise koha peal, kus pigem on mul arved makstud, jälle see sama koduteema on ja arved makstud, riided seljas, kõht täis, aga ei ole sellist mingit suurt küllust või sellist rõõmuraha nagu. Mina saan nagu sellest aru, et mida me oleme arutanud ka omavahel, ongi see, et mis on meie see elustiil. Et millises korteris me elame, kui palju me sellest üüri maksame, kuigi meil on tegelikult oma korter ka olemas, aga seal on meil üürnik sees, kes maksab märgatavalt vähem üüri selle korterist mulle või meile, kui meie maksame oma korteriomanikule. Ja see ongi see, et aga ma olen valinud selle elustiili. Et me kindlasti nagu see ongi see, et enda need valikud ja see on ka see koht, kus see turvatunne tuleb. Et ma tegelikult tean, ma ei pea elama siukeses korteris. Jah, et me praegu naudime natuke luksuslikumat elu, sest me tahtsime seda valida peale seda pikka maal elamist on ja et see on ka kuidagi hästi tore nagu see, et ükskõik, kas meil on see kinnisvara siis nagu enda oma või ta on üüri oma või siis vahet ei ole, me saame alati valida teisiti, me saame alati kolida linna, kus on või siis maale, kus on väiksemad kulud, väiksemale pinnale või suuremale pinnale, et meid ei hoia ju tegelikult miski kinni, et kui hoiab, siis pigem on see ainult sageli 2 kõrva vahel kõik need mõtted ja hirmud, et mis siis. Kas sa usud, et sa saaksid ise hakkama? Ütleme niimoodi, me läheme oma lahku. Ikka saaksin. Ilmselt on ka mul alguses vaja kõrvalist abi, et keegi aitaks mind. Tegelikult ei oota, ei ole, come on. Ma käin täna ju veel palgatööl, selles mõttes, et kuni ma valin seda, siis ei ole mul ühtegi nagu muret sellega seoses, et see on täitsa piisav selleks, et hakkama saada. Kindlasti ma muutuksin ettevaatikumaks ja ma ei valiks kohe selliseid suuremaid väljaminekud. Me oleme mõlemad sinuga valinud elu jooksul selliseid koolitusi ja reise, mis on võib-olla märkimisväärselt kõrgema hinnaga, kui ollakse harjunud ja selle peale on ka inimesed kulme kergitanud, et kas Eestis odavamalt ei saa, aga vaat kui meil on see tunne, et see on see ja siis selle kvaliteedi ja hea asja ja päriselt nagu selliste suurte muutuste eest me oleme mõlemad nagu seda meelt, et me oleme valmis maksma. Ma tõenäoliselt neid nagu lähiajal ei valiks, et ma pigem oleks ettevaatlik, prooviks ka jälle panna kõrvale, aga seda hakkama saamise kohta täna on okei sellega. Et siinkoos mina nagu näen ka väga oluliseks, et vahepeal räägitakse, et ühelt poolt on need ühiskontod ja see on see, et mehel on oma konto, naisel on oma konto. Et minu arust on tõesti nagu okei, et see siin jätkuvalt ei ole finantsiline nõu, et ärge võtke siit, see on lihtsalt meie kogemus, mida meie teeksime. Et kindlasti võite alati mõelda, mida teie teeksite selle juures. Aga mis ongi nagu hea on see, et sul nagu ongi, et meil ei ole see, et palk laekub ühele samale kontole ja kellel näid nagu ühel ligipääs ja siis mees annab kaardi, et näed, kas saad kasutada. Meil tegelikult kõik on meil on omad kontod, omad asjad ja lihtsalt me kanname ühelt tagasi teisele, meil nagu kontode vahel üksteise edasi-tagasi kandmist on väga palju, kord kannab üks ühel, siis teine teisele, lihtsalt kus kaardil, kus hetkel meil raha rohkem vaja on. Aga see ei ole see, et sina annad mulle raha või mina annan sulle, vaid lihtsalt me liigutame nii nagu vaja, kust läheb mingi laen, kust läheb midagi maha, sealt sinna läheb raha. Et see ongi see, et me liigutame meie raha vastavalt vajadusele. Ja siin ei ole kunagi ühtegi seda kohta, et oota, miks sa tahad, miks sa tahad, ma sulle kannaksin või nagu, et ma ei taha sinu kontole kanda, vaid ongi see, et vahepeal me kanname kõik minu kontole, panen sealt investeerima, siis pärast kanname tagasi, et kõik see nagu optimeerimine asi, see on fun minu jaoks ja ma teen seda. Ja seal ei ole mitte mingit nagu kumbagil meil tegelikult ei ole seal mingit probleemi, et miks me seda nagu, mis mõttes see minu raha, mis mõttes. Küll, aga ma tunnen seda, et mina ikka vahepeal kogen süümekaid, sest need naisena ma tundub, et see, et ma olen naine, mängib siin rolli. Ma siiski kulutan rohkem. See on seksist on? Ma ei tea, jah. Ei oskagi sellele praegu vastata. Aga kui ma ütlen sulle, et mille peale ma kulutan, siis ongi igasugused iluprotseduurid. Ma ostan oluliselt rohkem riideid, kui sina. Ma käin juuksuris nagu suuremate summadest, kui sina käid juuksid lõikamas. Et aeg-ajalt ma ikkagi kohtan seda kohta endas, kus ma mõtlen, et kas see on võrdne või kas see on nagu õiglane. Ja mul on kuidagi tunne, et paari suhtes ka, et see kõik saab niimoodi sujuda ja olla ühine seni kaua, kui mõlemal on see tunne, et see on õiglane. Aga see ongi see, et mis ongi, me ka siin korra juba mainisime, et meile kumbki ei ole kumbagi ei öelnud ühegi välimineku vahel. Ja see on ka see, miks ma tegelikult ennem tõin näitena selle, et kui mees käib golfi mängimas, padelt mängimas, just sellepärast, et väga tihti nagu arvatakse, et naine on see, kes nagu erinevad need
erinevad need protseduurid ja asjad, mis võtavad. See on hea koht praegu, ma pole ju kunagi kokku löönud tegelikult. et selles suhtes nagu ongi, et aga mina teen ka mingeid asju või nüüd ma küll enam arvutiga ei mängi, aga ma alles hiljuti ostsin endale uhke kaalu lihtsalt, selles ma tahtsin kõige fancymat kaalu saada, eks ju. Et kõik siuksed kulutused, see ongi, me anname teada, me räägime sellest, meil tuleb äppi kõik ühiselt paika ja me näeme seda. Aga meil ei ole kordagi nagu seda küsimust nagu, et nagu ei tohiks või nagu see, ja see õiglustunne nagu, ma ei tea, mulle meeldib, kui on ilus naine, eks ju. Et selles nagu see, kui naine endale iluprotseduuri teeb, kas see on nagu selles suhtes ainult nagu talle ei ole ju. Muidugi ma ei läheks sinnamaani, kus mingi TikToker väitsi, et mees peab naisele enne esimest date'i raha kandma, sest et naine peab ennast üles lööma. No ma sellega ka päris nõus ei ole. Aga selles suhtes see nagu, et me ongi, see on see meie raha, meie kasutame seda meie enda hea äranägemise järgi. Aga nüüd ongi küsimus, et nüüd, mida teie teeksite, kas teil on inimesed ühel samal lainel selle koha pealt? Ja see ongi suhted puhul väga tihti raha on tegelikult üks suurimaid teemasid ja meil muidugi ei olnud mingit sellist suurt varade erisust, et me oleks pidanud hakkama mingit varalepingut tegema ja see on ka see koht, et kas seda peab tegema. Sest tegelikult minu selleks oli juba enda korter, enne kui me endale koos maja ossime, enne abiellumist me ossime 2 peale endale maja. Ja selle koha pealt meil nagu oleks võinud nagu mingil määral eristada seda, mis vara meil eelnevalt oli. Aga see ongi see, kus minu nägemus on selles, et nagu, miks ma ei või lihtsalt, mis vahet seal on, mis ma nagu, kas pärast annan poole ära või mitte. Küll me sellega mõtleme pärast, sest ma saan aru, et mõned inimesed tahavad ette valmistada selleks, aga nagu jällegi sama see mindset, et kas me tahame selleks mustaks päevaks, kus me lahku oleme ette valmistada. Ma ei taha selleks ette valmistada. Ma tahan, et see tuleks täiesti ootamatult ja küll me siis välja mõtleme. Aga selle juures on minul teadmine, et ma saan hakkama, kui see juhtub. Ja mul on teadmine, et sina saad hakkama selle juhtub. Ja mul ei ole kordagi arvamust, et sa ei saaks hakkama. Ja mul tundub, et seal taustal on meil mõlemal tegelikult selline asi nagu elu usaldamine. Ehk siis see, et elu ei ole kunagi nagu ainult hea või ainult halb nii-öelda, kui panna sellised silte, vaid et kui juhtubki mingi selline suurem pauk, siis pärast tekib võimalus kuidagi jälle seda tasakaalustada. Kui palju räägitakse naistele ja võib-olla keegi kuulab siit ja mõtleb pühapüs, kui naiivne sa võid olla, et siin praegu on teil õnnelik suhe ja siis mõtlete, et nii elupäevade lõpuni on ja mõtle, kui see mees või naine võtab siis selle teie ühise raha ja laseb jalga sellega, mida iganes. See ongi see elu usaldamine ja teadmine, et me saame alati hakkama. Kui palju ma olen kuulnud seda nõu, mida antakse naistele, et pane raha kõrvale, sul peab olema oma konto, sest et kui midagi juhtub, mees läheb minema, jääd üksi, siis sul on võimalus või näiteks, ma ei tea, koduvägivald hakkab pihta kodus, et sul on võimalus siis jalga lasta. Kas sa paned raha kõrvale? Ei pane, selle jaoks ei pane. Sellepärast, et tuleme tagasi siia, et meil on olemas see, minul on see olemas see koht, et ma usaldan elu, et mis iganes tuleb, ma tean, et see on minu jaoks ainuõige kogemus ja ma saan alati hakkama. Ma pigem valin seda raha kasutada koos sinuga või siis eraldi olenevalt asjast siis kuhu kasutada, aga selleks, et luua rõõmu ja sellist head olemist täna siin ja praegu, selle asemel, et istuda mingi hunniku otsas. Ja minu arust siin on ka oluline, et seesama, et see korra tõin välja, et ei ole kokku löönud, kui palju mina mingite asjade peale panen, kui palju sina. Aga see ongi, see ei ole ka oluline, sest mõned inimesed vajavad erinevaid asju. Ja see on ka see koht, kus me oleme ka varasemalt rääkinud, et tegelikult nagu õnnelik paarisuhe on olulisem see, kui kas paar koos on. Ja kui sind teeb õnnelikuks see, et sul on need protseduurid ja mind teeb õnnelikuks see, et mul on need vidinad ja ma teen neid asju, mis vahet seal on, kui palju mingi asi maksab. Tegelikult õnnel ei ole piiri ja kui me elame õnnelikku elu, siis milles mure on. Aga see ongi nüüd väga tihti see, et inimesed arvavad, et raha teeb õnnelikuks. Jah, nagu öeldakse, et Ferraris on palju parem nutta kui kusagil pargipingi peal, aga tegelikult raha ei tee õnnelikuks. Ma olen kohtunud neid inimesi, kes on tipus ära käinud ja nad on täpselt samas kohas, kus nad ei tahtnud elada, kus neil oli täiesti kõik oli mõttetu. Mina käisin seal kohas ära ilma rahata. Täiesti samasugune olukord. Ei ole mitte mingit kasu sellest. Ja siis ma sain aru, et jah, ma käisin tööl, mul on kõik hästi, aga ma elada ei tahtnud. Ja kui ma hakkasin elama, siis elu lihtsalt muutis värvi. Ja see on see koht, mida ongi keeruline mõista ja sageli meil on vaja käia seal ära, sest kui me kunagi ei ole kogenud seda, et raha ei tee õnnelikuks, kui seda on hästi palju, siis jääb ikkagi see tunne, et mis sul viga rääkida. Nii et hea kuulaja, sinule siit küsimus lõpetuseks, et mis uskumus sul raha kohta on? Vaata, mis sa avastasid enda kohta võib-olla täna seda kuulates või oled varem teadnud ja miks sa võib-olla ei ole seda kunagi küsimärgi alla pannud ja vaata, mis siis juhtub, kui sa seda teed. Ja mõtle, mida teie teeksite, sest meie teeksime just seda, mida me praegu rääkisime. Iga päev jälle uuesti ja uuesti. Alati õnnelikult. Aitäh, et te kuulasite. Kohtume jälle.